Nii. Täna vist on siis selle aasta viimane osa, on nii, eks ju? Et uuel aastal siis jätkame. Aga sellel aastal siis on viimane osa. Ja väga hea ja mõnus teema on Jeesus saavutas meie võidu. 2. Timoteuse 1.7 ütleb, et Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ta on meile midagi nii võimast andnud, ta on andnud meile meelevalla, ta on andnud meile armastuse ja mõistliku meele. Ja meel on värav meie vaimu. Ja me peaksime ära tundma meele vaenlased, milleks võivad olla mõtted. Teatud mõtted, näiteks kui sa istud koosolekul koguduses ja pastor räägib midagi, ükskõik kes siin ees on, ja sa mõtled selliseid sõnu, et ma ei usu, mida ta seal ees räägib. Siis see jutlus ja see sõnum, mida siis ees räägitakse, ei jõua su vaimu, sest mõtted, meel, hing blokeerivad selle ära, lükkavad selle tagasi. See on tegelikult see, mida me peaksime tegema vaenlase poolt soovitatud mõtetega, ütlema välja, ma ei usu seda, mida sa soovitad. Lükkama tagasi tema valed mõtted. Ma ei usu, mida sa ütled. Ma ei usu, mida sa selle olukorraga mulle ütled. Ma ei usu, mida sa nende sümptomitega mulle soovitad või ütled. Ja ma ei lase seda soovitust enda vaimu oma mõtete läbi. Teatud asjad on kordamised, näiteks see, et mis on siis kuradi või meie vaenlase siuke sõjatander, see ongi meie meel, meie hing, me oleme rääkinud sellest ja see on ka, me oleme rääkinud, et ta tahab meid ära tuua vaimu tasandilt meele tasandile, mõistuse tasandile ja tal on üks eesmärk selleks, et võita meid, sest kui me püsime vaimus, püsime me usus. Ja kui me püsime usus, siis ei ole temal võidu lootus, sest mida ütleb 1. Johannese 5.4, ütleb seda, jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, see on ära võitnud maailma, meie usk, ehk meie võit ootab meie usku, et see esile tuleks. Kurat tahab röövida, ta tahab varastada. Ja ta saab teha siis seda, kui ta saab meid eemale meelitada vaimu tasandilt, usu tasandilt. Siis ta saab, tal on siis võimalus, tal ei ole meelevalda. Kurat tahab meie mõttetasandile ärevust tekitada, see on ta eesmärk, segadust külvata. See on see, mis ta tahab, et me mõtetes toimuks. Aga mis meil on vaja õppida? Meil on vaja õppida sellele kõigele vastu seisma, tagasi lükkama ja mitte lubama sel jääda sellele oma ellu. Kui isegi tuleb, siis ma ütlen, ei, ma ei luba. Sest Jumal on andnud mulle väevaimu, ta on andnud meelevalla, ta on andnud armastuse ja mõistliku meele. Ma pean kontrollima seda, mida ma luban enda pähe või mitte, sest meelevald on minul, meelevald on sinul. Mõistus peab nõustuma usuga, mis on meie vaimus, mis on meie südames, eks. Kui mõistus ei usu sellega, siis see takistab meie usul voolamast meie vaimust. Kui mõistus argumenteerib vastu, et ma ei ole nõus sellega, siis ei saa ka minu usk vabalt voolata minu vaimust, kui mu mõistus ei nõustu, et ta vaidleb vastu sellega. Mida enam me oma meeli uuendame ja viime kooskõlla Jumala sõnaga, seda enam me viime need ka vastavusse Jumala sõnaga. Siis on meie mõtted kooskõlas selle usuga, mis on meie sees. Me rääkisime enne, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta ja kust usk tuleb Jumala sõna kaudu. See on meie vaimus. Meie mõtted peavad sellega koostööd tegema.
kui miski tuleb meie mõistuse vastu, meie mõtete vastu, on see ükskõik mis vastuseis, on see mingi rünnak, on see vale mõte, on see mingi sümptom, ükskõik mis olukord on, siis kuidas me vastame, Jeesus andis meile näite, kui ta kõrbes oli, see on Luuka 4. peatükk, õpetab seda, kuidas vastata nendele rünnakutele. Ma ei vasta valele mõttele teise mõttega, vaid ma vastan Jumala sõnaga, eks kirjutatud on ja ma vastan selle välja, ma ütlen selle välja, mitte ma ei mõtle, et oota, mul on keha, tunneb seda asja, äkki on see nii, äkki see on naa, mis siis nüüd, eks ju, ma ei lase neid mõtteid, vaid ma ütlen Jeesuse vermete tõttu, ma olen terveks saanud. Jumal on minu varustaja. Kui tuleb mõte, ma vastan Jumala sõnaga. See on asi, kuidas Jeesus näitas seda strateegiat. Kurat tahab ohjata meie mõtteid, ta tahab vangi võtta meie mõtteelu, süstides meisse valesid mõtteid, valesid soovitusi olukordade näol, sümptomite näol, kõige näol, mida ma keha tunneb, mis mu ümber toimub, mida ma näen, mida ma kuulen, mida ma tunnen. Kõige selle näol, mis läheb vastuollu Jumala sõnaga. Sest tegelikult, kui minule tuleb siuke, et tunnen, et ma hakkan aevastama, eks ju, mis on see soovitus? Kurat ütleb, no näed, sul see laps seal tööl aevastas kõik see aeg. No näed, nüüd on A-gripis, sa aevastad. See on soovitus. See on minu jaoks soovitus. Mida ma teen selle soovitusega? Ma võin öelda, et jaa, olukord on see, näed, üks on A-gripis ja teine on A-gripis ja päris mitmed millega töötanud olen, kellega töötanud olen. Aga kas ma võtan selle vastu? Ma ei võta seda vastu, sest ma ütlen ei. Jeesuse veri on siin maal, eks ju. Ma ei võta seda soovitust vastu, sa ainult soovitad mulle. Ma seisan vastu Jumala sõnaga. Tervis kuulub mulle. Ja ma pean seda meelevallaga tegema. Ja laskma siis, ütleme, eemale lükkama Jumala sõna abil need mõtted, rünnakud, sest tema tõesti ta ainult soovitab. Eelmine kord rääkisime, et ta on ära kistud, see pea ja keha on ära kistud, tal ei ole meelevalda meie vastu. Meil on meelevald vastu võtta need mõtted ja hakata peas ringi ketrama. Ma võin võtta mõtte vastu ja hakata seda mõtlema enda peas. Ja ma lasen kurad enda sisse. Ja näed, ongi siis, eks ju, mingi nohu või mis iganes käes, eks ju. Kui ma lasen ta enda sisse, aga sama meelevald on mul panna see uks kinni. See on sama meelevald mul. Lihtsalt panna autoriteediks Jumala sõna, mitte see, mida ma tunnen oma kehaga või mis olukord mul on, mida mu finantsid räägivad või mida keegi, mis iganes minu tunded ütlevad. Noh, siin ongi üks vahva näide, mitte vahva, aga näiteks, mina teen haiguse näitega, aga kui võib tekkida täiesti ootamatult, võib kusjuures olla, kurat soovitab, tead sa, et kodust ilma. Tekib hirm. Mõnikord reaalselt kogeda hirmu. Kurat soovitab midagi. Tema on selle soovituse taga. Aga kui ta saaks teha kõike, mida ta tahab, kohe siis, kui ta tahab, kas ta peaks meid enne petma? Ei peaks. Tegelikult ta ei saa meile mitte midagi teha. Ta on võidetud vaenlane. Seepärast ta tulebki soovitama. Ta tuleb soovitama, et me valesti mõtleksime. Ta ei saa meie vastu tõesti mitte midagi teha, kui me ta tagasi lükkame. Mitte midagi. Ta ei saa teha meie vastu, kui me vastu seisame Jumala sõnaga. Ta võib soovitada sümptomid, ta võib soovitada olukordi, ta võib hirmuga tulla, reaalselt tugeva hirmuga. Me seisame vastu, sest need on soovitused ainult, mida ta tahab meie pähe panna, et me võtaks vastu. See on tema unistus, et me võtaks vastu, aga me ei võta vastu. Ja lisaks sellele, et me oma mõtteid valvame, me valvame oma sõnu, mida me suust välja räägime, sest kui me räägime välja ususõnu, siis Jumal tuleb ja hakkab tegutsema. Aga kui me räägime välja uskmatuse sõnu, valesid sõnu, hirmust kantud sõnu, siis me avame kuradile ukse, ka sellega avame temale ukse. Nii et kõik tegelikult saab alguse mõtteelust, sellest, kuidas ma mõtlen, mida ma mõtlen.
Jumala lapsena on meil absoluutne meelevald iga asja üle, mida vaenlane teha üritab või mida ta soovitada üritab. Meil on absoluutne meelevald tema vastu. Absoluutne. Meil on antud kõik meelevald. Me peame lihtsalt hoidma enda jalgealust. Me peame hoidma seda. Piibel räägib nii palju vastuseismisest, valvel olemisest, hoidmisest, valvamisest, kaine olemisest. Me peame keelduma sellest, mis meid eemale tirib õigest mõtlemisest. Näiteks seesama Luuka 4.1 on see lugu, kus pärast ristimist, kui Jeesus oli vaimu täis, siis vaim juhtis ta kõrbe, et teda testida. Jumal ei testinud teda, aga vaim juhtis ta sinna ja vaenlane siis kiusas teda. Ja Jeesus jättis meile eeskuju, kuidas käituda rünnakute seeria puhul, sest see ei olnud üks rünnak ainult Jeesuse vastu, et seal tuli terve seeria neid. Ja selles seerias võib vaenlane öelda, et sa ju seisid vastu, kuid ilmselgelt midagi ei juhtunud. Ilmselt pole sul piisavalt usku, ilmselt sõna ei toimi sinu jaoks, ilmselt meelevald ei toimi sinu jaoks. Need on need mõtted, mida vaenlane võib meile pähe tuua, kui meil on rünnakute seeria, ehk siis üks rünnak teise otsa. Jeesus oli samamoodi 40 päeva ja ööd kõrbes ja kui Jeesust esimest korda kurat oli ründama, siis kurat ei lahkunud kohe. Jeesus vastas õigesti, ta vastas kirjutatud on. Ta vastas õigesti, ta tegi õiget asja ja kurat ründas teda uuesti. Jeesus vastas uuesti. See, et vaenlane kohe ei lahku, ei tähenda, et me teeme midagi valesti. See ei tähenda, et sõna ei toimi. See ei tähenda, et meelevald ei toimi. Ka Jeesuse puhul ju see oli nagu seeria. Ta vastas õigesti, kurat tuli tagasi. Ta vastas õigesti, kurat tuli tagasi. Meil peaks hakkama kahtlema sel ajal. Ega kaalutlema. Lihtsalt selle seeria jooksul jätkame seda õige asja tegemist. Me vastame Jumala sõnaga, toitume Jumala sõnast, oleme tänus Jumala ees. Teeme seda õiget asja. Ei hakka mõtlema ega kaalutlema, et äkki ikkagi sõna ei toimi või miks see sõna ei toimi. Me ei luba kuradil ennast sinna mõttetasandile tuua, sest see on mõttetasand, kui me hakkame kahtlema. Äkki. See on see tema strateegia. Me seisame vastu ja püsime usus. Nii nagu tegelikult Jeesus ei hakanud kahtlema, et äkki sõna ei toimigi. Äkki mu usk ei toimi, äkki ma ei olegi Jumala poeg. Ta ei seadnud seda kahtluse alla rünnakute ajal. Ta ei seadnud kahtluse alla Jumalat ega seda väge ega võimu. Kurat seadis tema Jumala poja staatuse kahtluse alla. Aga Jeesus ei võtnud seda vastu. Ta seisis nendele rünnakutele vastu Jumala sõnaga. Usk tunneb sõna, aga mis meie mõnikord teeme? Nende rünnakute ajal me kipume hakkama vaatama kalendrit või kella, ehk me paneme ajapiirid sellele usule, et me justkui selleks ajaks mul võiks see asi käes olla. Aga usk ei tunne kalendrit, ta ei tunne kella. Usk tunneb sõna, ta on juurdunud sõnasse. Ja kui me ei ole ettevaatlikud, me hakkame oma võitu hindama aja kulgemise kaudu või sellega möödunud ajakuluga. Et justkui kui liiga pikaks venib see ootus, siis me võime alla anda, kui me ei ole ettevaatlikud. Aja kulg ei näita usu toimimist. See ei näita seda. Ja aeg ei ole see, mille järgi me siis oma võitu hindame, vaid usk on see. Usk on kindel usaldus, kindel usaldus. See on kindel. Kui see on kindel,
siis mind ei saa ära kõigutada sellest ju. See peab olema kindel. Ja usk on see, mis ongi juurdunud sellesse sõnasse ja ta ei luba ära kõigutada mind. Kui sõna ütleb, et ma olen sinuga kõikjal, kuhu sa lähed, siis ma ei lase ärevusel ja hirmul endast võitu saada. Kui Jeesus ütles, ma olen andnud oma rahu ma olen andnud teile, ma olen pärandanud oma täiusliku rahu teile, siis kui on ärev olukord, siis ma ei luba ennast ära kõigutada. Aga see on minu töö. See on minu töö, sest ma pean võtma sõna ja mediteerima ja endasse panema seda. Ei loe, kui kaua see rünnaku või usus seismise periood on. See võib olla lühike periood, see võib olla pikk periood. Aga me peame jätkama õiget mõtlemist, olenemata sellest ajast, kui kaua see kestab. Ja õigesti rääkima sellel ajal, õigesti mõtlema sellel ajal ja toituma sõnast. Sest teate, midagi huvitavat on kirjas heebrealastele öeldud. Ta ütleb, et usu ja kannatlikkusega pärime tõotused. Kannatlikkus tegelebki selle aja kulgemisega, mööduva ajaga, kui meil hakkab tunduma, et kaua ma seisan nüüd, aga ma ei lase seda mõtet pähe, sest juba see on vale mõte. Kaua ma seisan? Usk ei esita selliseid küsimusi. Ja kannatlikkus tegeleb selle aja kulgemisega. Ja ta ei ütle siin, et me pärime tõotused usu läbi. Tundub loogiline, me pärime tõotused usu läbi, aga ta ütleb siin, et usu ja kannatlikkusega. Usu ja kannatlikkusega. Ilma kannatlikkuseta juhtub midagi kohutavat. Mis juhtub ilma kannatlikkuseta? Usk annab alla. Aga kannatlikkus annab usule vastupidavuse. Kannatlikkus ületab iga vastuseisu. Nii et usk ja kannatlikkus, need kaks asja, nendega me pärime tõotused. Jeesus oli kannatlik. Tema oskas olla kannatlik. Usaldada oma isa, usaldada Jumalat. Nii, see on nagu näide meile, õppetund. Samamoodi nagu tema ei kahelnud Jumalas, ta ei kahelnud Jumala sõnas, kui tema seal oli välja öelnud, ta teadis. Ka selles tormisel merel ta teadis, et me jõuame teisele kaldale. Samamoodi rünnakute ajal, kui kurat teda ründas, ta teadis, et võit on tema. Ta oskas vastata ja ta oli püsiv, ta oli kannatlik. Ta ei seadnud seda küsimuse alla, et äkki ma ei ole Jumala poeg või meie seame küsimuse alla, et aga äkki ma ei olegi terve. Me oleme terved Kristuses. Mõnikord tulevad sümptomid, et ära röövida meie tervist. Ja ma seisan vastu neile nii kaua. Tegelikult on sellega veel see, et ma usu läbi võtan vastu. Ma olen veendunud mediteerimise teel, sõna siis endasse panemise teel, et ma olen terve. Ma olen selle vastu võtnud ja siis ma ootan ja olen usus ja tänus nii kaua, kuni need realiseeruvad siin füüsilises maailmas. Tõeline ja oskuslik usk ei oota seda, et olla rahus. See oskab olla rahus ka keset tormi, just keset katsumist. See on tõeline võit, et ma ei oota millal, et kurat lahkuks või jätaks mu rahule. Ja see, et mingi katsumus kestab mingi periood, see ei näita, et sul ei ole usku. Kui sa oled uuesti sündinud kristlane, siis sinu sees on usk. Lihtsalt me peaksime toitma seda usku Jumala sõnaga. See on meie toit. Me peame iga päev tugevdama oma usku. Toitma seda, kasutama seda. Aga usuga on see üks huvitav asi, et see ei ole niisugune põhjatu kaev, et ma kogu aeg ammutan. Kui ma kasutan oma usku, siis ma pean ka toitma seda. Ehk kui ma seisan tervise eest, siis ma toidan seda kogu aeg nende kirjakohtadega. Kui ma seisan rahu, tahan, ütleme, mul on vaja endale rahu ja ma toidan, ma kasutan usku rahu nimel, eks ju, rahu eesmärgil, siis ma toidan ennast nende kirjakohtadega. Kui sa seisad
siis hoia kinni oma usust. Tõesti, hoia kinni, ära lase seda ära röövida endalt, hoia kinni ja seisa vastu kuradile. Olgu see katsumus, kas lühiajaline või pikaajaline, ükskõik kui kaua see kestab, lihtsalt tuleb kinni hoida usust ja vastu seista kuradile. Mitte kunagi ära lase mööduval ajal seada kahtluse alla Jumala sõna. See võib juhtuda, kui me ei hoia kinni. See on üks oht. Jumal on alati kindel ja ustav, tema sõna on alati kindel ja ustav. Aga siin on üks oluline asi, millest tuleb veel teadlik olla. Jakobuse 4:7 ütleb, alistuge siis Jumalale. Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Me peaksime esmalt alistuma Jumalale. Meelevald ei toimi päris nii, nagu ta peaks, kui me ei ole alistunud Jumalale, kui me oleme Jumala tahtest väljas. Meie turvaline koht on Jumala plaanis, kui me teame Jumala tahet oma elu jaoks, kui me teame tema plaani enda elu jaoks. Kui me pole Jumala tahtes või plaanis täielikult, siis tegelikult me ei ole ka täielikult alistunud Jumalale. Ei saa olla alistunud Jumalale ilma, et oleksid alistunud tema plaanile ja tahtele. Seega, miks on oluline teada, mida Jumal tahab meile. Üks asi, mida ta tahab, on kirjas Piiblis, on Jumala tahe. Aga tal on iga inimese jaoks oma plaan. Hea plaan on tal. Ja see on see koht, kui me teame tema plaani, tema tahet, see on see koht, kus meie meelevald toimib takistamatult, piirideta. Kui miski jätkuvalt rõhub, kui me oleme vastu seisnud, aga jätkuvalt on mingi rõhumine, mingisugune surve, midagi seisab püsivalt, ei ole nagu ära liikunud, siis tuleks kindlaks teha, kas me oleme Jumala plaanis, Jumala tahtes, kas me oleme kooskõlas sellega, mida tema tahab meie elu jaoks. Me ei ole välja läinud tema tahtest. Ja vaadata ka seda, kas me oleme sõnategijad, sest Jumal kutsub meid olema sõnategijad, mitte üksi peeniskuuljad, vaid panema praktikasse seda, mida me oleme kuulnud, mida me oleme õppinud. Ja olles sõnategijad, me oleme ka allutatud Jumalale, me oleme alistunud Jumalale. Ja see alistamine või allutamine on meie ülesanne, seda ei tee Jumal meie eest, seda teeme meie. Meie ise viime ennast Jumala juhtimise alla, tema tahte alla, temaga kooskõlla. See on meie ülesanne, see on meie töö. Kui ütleme paljud, või siis ükskõik paljud seisavad kuradile vastu, see on, me seisame vastu, eks. Kui ta tuleb mingisuguse soovitusega, me seisame vastu. Aga kui me ei jõua sellest mitte kuskile, siis see on sellepärast, et me ei ole allutanud ennast Jumala tahtele, Jumala plaanile. Jumala sõna, Piibel on Jumala tahe kõikide tema laste jaoks, on nii. Ja see on see, mida me peaksime järgima ja mida me peame järgima ja olema sõna tegijad, on see, mis on kirjas Piiblis. Aga on ka Püha Vaim, kes meie sees räägib ja annab spetsiifiliselt meie elule nõuandeid. Ja ka sellele on vaja alistuda, koostööd teha sellega. Näiteks Piibel ütleb, et Jumal täidab kõik meie vajadused oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. See on Jumala tahe, Jumala plaan kõikide tema laste jaoks. Ja üks vajadus on oma kodu, oma maja, korter, mis iganes kujul, aga kodu. Ja me teame, et see on tegelikult Jumala plaan meile kõigile. Aga Piiblis ei ole kirjas missugust elamist osta endale. See on see, mida Püha Vaim ilmutab meile, igale ühele. Kui me lähme tema ette ja küsime. Ja meil on vaja olla kooskõlas ja Jumala tahtes nii tema kirjutatud sõnaga kui ka sellega, mida Püha Vaim meile räägib.
meie konkreetselt meie elude kohta, igaühe elu kohta individuaalselt. See on see osa, mis ei ole piiblis kirjas, vaid see spetsiifika. Sest iga kord, kui me ei nõustu Jumala sõnaga või Jumalaga, siis me jätame lahti ukse vaenlasele, kes saab tulla. Ja siis meile jälle hakata soovitama, aga valesid mõtteid. Aga me ei seisa kuradile vastu mitte ju omast jõust, vaid Kristuses. Meil on tagala. Kolossa 2.15 ütleb, et Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. See tähendab, et vaenlasele pole järele jäetud midagi. Talle pole relvi järele jäetud. Ja meil on olemas, me seisame vastu sellega, mida Jeesus tegi temale. Samamoodi on Kolossa 1.13 ütleb, et kes meid on kiskunud välja, ta on juba kiskunud. Kes meid on välja kiskunud pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki. Ta on juba meid vabastanud. Me ei ürita vabaks saada, me oleme juba vabad. Me lihtsalt kaitseme oma positsiooni ja ei luba kuradil seda ära võtta ega tulla röövima. Hoiame ukse kinni. Mõnikord on vaja, mõnikord võib abi vajada selles, et keegi kas siis palvetab või ka käte peale panemine on mõnikord. Ükskord me vaatasime selle Ester Samrali lugu. Aga samas mõnikord on ka see, et lihtsalt meelde tuletada, et kuulge, me oleme vabad. Vaata, see on see natukene see teine mõtlemine, et kas ma taotlen seda, et ma saan vabaks või ei, ma juba olen vaba. Ja ka see on abi, kui ma tuletan meelde, et me oleme vabad. Meil ei ole vaja saada enam vabaks, sest me oleme pandud juba tema armsa poja kuningriiki. Vaid on pimeduse võimu sealt välja võetud. Me ei ole enam saatana meelevalla all ega mõju all, tal ei ole meie üle mingit võimu. Mitte mingit. Aga kui me seda ei tea, siis teadmatus on see, mis teeb ukse lahti kuradile. Aga Jeesus on purustanud kõik kuradi väe, kuradi meelevalla, kõik. Et me ei ürita võita kuradit mõnikord, et ma võitlen kuradiga. Ei, ma võitlen, mis võitlust ma võitlen? Mis võitlus meil on võidelda? Usuvõitlust, ma võitlen head usuvõitlust. Just, sõnade võitlust. Ma ei võitle depressiooni võitlust ega mure võitlust ega hirmu võitlust. Ma ei võitle ka kuradiga, ta on võidetud vaenlane. Ma räägin välja ususõnu ja kasutan meelevalda. Usuvõitlus on see, mis on meile antud. Võidelda. Sest Jeesus on meile võidu taganud juba ja andnud meile juba. Meil ei ole vaja enam kuradiga võidelda. No võidetud. Lihtsalt hoiame oma positsiooni kindlana. Ei lase teda sisse. Me ei ürita võitu saada. Me oleme juba võidus, käime juba võidus. Just. Luuka 10.19 ütleb, vaata, ma olen andnud teile meelevalla. Ma olen teile juba andnud meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kui palju väe peal. Kõige, kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju, kus on võimsad sõnad. Ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal, mitte natukese, kogu väe peal ja mitte miski ja miski. Need on täiesti nagu äärmuslikud sõnad. Kogu väe peal, miski ei tee teile iial kahju. Jeesus andis meile meelevalla ehk väe. Maod ja skorpionid võivad ikka tulla. See, et me oleme kristlased, ei tähenda, et neid ei tule. Võivad ikka tulla. Aga mis siis tuleb, kui tuleb vastuseis? Mis me teeme? Astume peale. Astume üle, sest meil on meelevald. Aga mis mõnikord juhtub? Kusjuures, mis mõnikord juhtub, kui vastuseis tuleb, kurat viskab mingisuguse ootamatu, mingi olukord, mingi sümptom, mingi vastuseis, mingi rünnak tuleb. Selle asemel, et edasi astuda neist üle, mis mõnikord juhtub, on see, et me muutume passiivseks ja tardume.
mis nüüd saab? Kuhu fookus läheb hästi kiiresti, võib minna sellele, et eriti kui on suur olukord. Aga ei, see ongi see, et ma panen sõna endasse. Ma ei saa takistatud, ma teen otsuse, ma ei saa takistatud sellest rünnakust. Ma ei saa takistatud ega peatatud. Sest et mind ei ole kutsutud mitte muutuma passiivseks ega eest ära jooksma ega tarduma, vaid, mis ta siin ütles? Ta on andnud meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal. Kui mulle tuleb rünnak, siis ma kõnnin usus edasi, räägin ususõnu, toitun Jumala sõnast, mediteerin ja panen endasse Jumala sõna ja kõnnin edasi, mitte ei tardu ega muutu passiivseks. Ja veel hullem, ma jookse ära. Lähen Jumala ette, Jumala juurde. Sinna lähen, sest see on minu kosutuspaik. Aga miks kurat üldse vastu seisab meile? Miks ta seisab? Ta tahab takistada midagi. Jaa, ta tuleb röövima, varastama, hävitama, hukkama, aga ta tahab takistada meie edu. Ta tahab takistada meie kasvu Jumalaga. Ta ei taha, et me kasvaksime, et me edukad oleksime Jumalas, et me õpiksime kasutama või kaitsma oma võidupositsiooni. Ta ei taha, et me käiksime nendes õnnistustes, nendes tõotustes. Ta ei taha, et me oleksime usu tasandil ehk oma vaimus. Ta ei taha seda. See on kogu see, tema pingutus läheb sinna, et me saaksime jälle, me tunneme midagi ja kohe hakkame mõtlema. Kohe hakkame mõtlema. Mis see oli? Kahtlused tulevad, hirm tuleb. See on tema taktika. Me hoiame ennast vaimu tasandil, hoiame kinni Jumala sõnast ja ei lase ennast ära tirida õigest mõtlemisest ja sellest edust, võidust, mis meil juba käes on. Me ei lase ära tirida ka sellest edasiminekust Jumalas, mis Jumalal meile plaanis on. Ta tahab, et me kasvaksime ja saaksime täisealiseks vaimus. Kurat ei taha seda ja me hoiame kinni oma võidupositsioonist ja siis me saame kätte kõik Jumala tõotused, mis tal meil on. Amen.